Paul Aron, who comes out of that final corner. He comes towards the checkered flag and he takes his second win. Paul Aron through in P1. Paul Aron is your race winner and a great win from him. Ma arvan, et iga sportlane on kogu oma elu elanud sellise teadmatusega või vähemalt mina kindlasti olen, et sa ei tea, mis tulevik toob. Ja tegelikult ma arvan, et see on ka põhjus, miks sportlased õpivad pingega nii hästi toime tulema. Kui ma oma näite võtan, siis kardist saati põhimõtteliselt see, mis ma järgmine aasta teen, olenes vägagi sellest praegusest aastast. Ja see oli mul ka vormelikarjääris iga aasta niimoodi, et mu tulevane aasta olenes sellest, kui hästi mul praegune aasta läks. Ja kuna meil oli täpselt finantsiliselt siuke seis, et kui üks aasta oli väga kehv ja meil kadus toetus, siis, või oleks kadunud toetus, siis suure tõenäosusega järgmist aastat ei oleks olnud. Meil oli kindel arusaam omavahel, et kui me ei saa normaalsesse tiimi kohta, siis meil ei ole mõtet seda vormel 2 raha maksta. See investeering ei ole arvatavasti väärt seda. Mulle öeldi isa poolt, et mõtle, mis sa koolis õppima lähed. Et selles mõttes see vormel 2 eelne aasta ei olnud üldse lihtne, sest meil oli väga edukas aasta vormel 3-s, aga lihtsalt asjaolud mängisid niimoodi kokku, et väga keeruline oli saada sinna vormel 2 kohta ja lõpuks me suutsime diili kokku panna. See oli üks kõige ulmemaid aasta algusi, mis mul kunagi olnud või üldse kogu see talveperiood. Põhimõtteliselt kogu talve mul ei olnud kohta vormel 2-s, sest meil ei olnud esialgu seda raha, et minna top tiimidesse, siis kõik need tiimid täitusid inimestega, kellel oli see raha ja kes olid ka head sõitjad, siis neid võimalusi järjest vähenes ja vähenes. Ja siis lõpuks viimasel hetkel me suutsime diili kokku panna ja leidsime koha siis Hightechis. Aasta esimene teist, mina ja mu tiimikaaslased, me olime viimased. Ja me olime esikohast umbes 2 sekundit maas. Ja ausalt öeldes ikkagi see raha ja kõik, mis siin aastale läks, me teadsime, et see on siuke aasta, et kui see on edukas, siis arvatavasti mul on professionaalne võidusõidukarjäär garanteeritud ja kui see aasta ei ole edukas, siis on meil väga keeruline seis. Sest meil ei ole seda finantsilist võimalust teha veel 1 aasta. Ja me teeme selle esimese testi ja esimene etapp on 2 nädala pärast. Et siis ma mõtlesin, et nüüd on nagu asi pekkis. Ja siis ma olin küll väga-väga mures ja jõudsime esimesele etapile ja ma lõpetasin 3. ja järgmised 6 etappi lõpetasin iga etappi poodiumil. Peale 7 etappi juhtisin sarja. Et see oli nagu väga jõhker kontrast, mis poole aastaga juhtus. See oli kõige ägedam ümberpööre üldse, mis ma olen kunagi oma elus kogenud. Kas on samasugune tunne, et see on see hetk, see on see võimalus, et midagi näidata või seal sa oled lihtsalt ülesandeid täitmas? Ei, kindlasti on, et see on see üks hetk, kus sul on võimalus ennast näidata. Kui ma selle esimese vabatreeni tegin, mis oli siis Sauberi meeskondale, ja see oli Inglismaal, siis too hetk ainuke asi, mis ma mõtlesin on, et on tähtis, et auto jääks terveks ja teha kõik ära nii, nagu tiim tahab. Ja ma nii väga ei mõelnud sellele nii-öelda ringiajale või tulemusele, siis ma keskendusin ainult sellele, et auto jääks terveks ja et teha kõik ära, mis tiim tahtis. Aga siis ma kiiruga peale seda õppisin, et vahet ei ole, mis on taust. Siin sellest hetkest, kui sa oled vormel 1 autos, siin hinnatakse võrdväärselt kõigi teistega. Ja nendes vabatreenides, kuigi väga-väga tähtis on, et sa teed ära, mida tiim soovib, et auto jääb terveks, siis samamoodi on väga tähtis, et sa näitad, mida sa suudad. Selles mõttes, et autoga sa oskad sõita ja sul on vaja lihtsalt täita mingi kindlad protseduurid, teha puhtad ringid ja kõik auto jätta terveks. Et see ei ole raske. Aga kui sa mult küsid, et kas selle tunni ajaga on raske inimestele silma jääda ja kiire olla, siis jah, see on väga raske. Ja lõppkokkuvõttes see, et tee ära, mis tiim soovib, see ei ole nagu nii lihtne, nagu me siin räägime, eks ju, et seal on aeropool, kus on mingi
20 inseneri, kes küsivad sult erinevaid asju, seal on refi pool, kus on jälle 10 inseneri, kes küsivad sult kindlaid asju. Seal on mehaaniline pool, mootori pool, käigukast, et see ei ole tegelikult nii lihtne, et nad lihtsalt ütlevad sulle, ma ei tea, sõida puhtalt. Et seal on reaalselt nagu tehnilised protseduurid, mis tahavad, et sa teeks. Kindlasti need ongi nagu kõige tähtsamad punktid, et neid väikseid nüansse on veel, aga näiteks mina suutsin 4 aasta teha niimoodi, et mul oli auto terveks, ma tegin kõik protseduurid ära ja ma olin ikkagi kiire. Et tegelikult neid kõiki 3 ongi vägagi võimalik koos teha. Nüüd saab sust reservsõitja, sest see oli üks telefoni kõne ja... Nii palju, kui ma olen kuulnud, siis enamus need vastused on hästi ootamatud, sellepärast et inimesed arvavad, et see on hästi siuke formaalne protsess ja istud laua taha ja sulle pandakse leping ja oled ülikonnas seal ja siis kirjutad lepingule alla. Ma ütleks, minu situatsioon oli siuke, et see läbirääkimine kestis päris kaua ja see leping saadeti mulle päris ootamatult. Mul oli veel vaja laupäeval võistelda, mul oli vaja veel pühapäeval võistelda, et täiesti vale aeg mõelda millegi siuksel, eks ju, et ma tegin kvalifikatsiooni ära, see on õhtust ja vaatan, et mul on nagu leping meilis. Ja siis oli väga tähtis, eks ju, mitte selle peale mõelda, et keskenduda oma nädalavahetusele. Et selles mõttes jah, see nagu lõpphetk oli päris ootamatu ja siis lõpuks tegelikult avalikkusele tuli siis, kui Kataris ma reedel kvalifikatsioonis olin esimene ja siis reede õhtul mind kutsuti sinna alpiini boksi, tehti pildid, öeldi, et järgmine päev tuleb see uudis. Ja siis Flavia tuli minu juurde, nägin teda esimest korda elus ja ütles mulle, et nüüd me panime uudise välja, nii et nüüd sa pead pühapäeval võitma, muidu ma viskan su välja. Ja siis oligi, et pühapäeval oli pinge peal ja sõidu ma võitsin, nii et see oli väga äge nädalavahetus. Well done to Paul Aaron! Ma arvan, et ikka lähen lihtsamini vastu sellele hooajale kui eelmisele. Ja ma arvan, et see põhjus on puhtalt sellepärast, et ma olen nüüd juba aasta aega elanud selles situatsioonis, kus ma ei sõida pidevalt, ma alati püüan seda mõelda nii, et mul on rohkem võita sealt kui kaotada. Väga palju on kaotada tegelikult selle vaba trenniga ja sellepärast on ka väga keeruline mõelda seda positiivsemat poolt ja näha seda võimalust, sest et see nii-öelda risk on nii suur, et see on asi, mida peab hoidma mõttes. Väga keeruline ongi leida see balanss ausalt öeldes ja see, kas ma olen hästi siuke ärev ja pigem pinges või siis ma olen hästi siuke ärev ja nagu ootlik, et ma tahan sinna autosse saada, see täiesti oleneb, kumbale poole ma sellel kaalul rohkem nii-öelda kõigun. Kui sa oled rohkem selles optimistlikus pooles, et näed, see esimene vaba trenn on väga-väga hea võimalus, et see on võimalus mul suurendada šansse, siis sa oled kindlasti selles ootlikumas ja nii-öelda heatahtlikus ärevas pooles. Et see, mis sa tunned, on tulemus sellest, kuidas sa mõtled. Kas on midagi, mida sa väldid enne sükest suurt ja olulist päeva? Päris nii ei ole, et mul on mingi kindel plaan, aga mis ma teen kindlaks on alati see, et ma oleksin nii välja puhanud kui võimalik. Et kui mul see vaba trenn on tulemas, siis kuigi see on 50 minutit, siis see 50 minutit on mega tähtis. Mida ma üritan teha on enne, kui ma autosse hüppan, vähemalt päev või 2 enne telefonis hästi vähe olla. Et sellepärast, et minu jaoks ikkagi see mentaalne olek, milles sa oled siis, kui sa sõidad, on tegelikult tulem sellest, kuidas sa eelnev nädal oled mõelnud. Et tegelikult ma üritan oma nii-öelda seda mindseti paika panna juba nädal aega varem. Sest minu arust, kui sa päev enne hakkad mõtlema midagi, siis see päriselt ei seedi sul veel paika. Et ma isiklikult olen tähele pannud, et siuke nädal aega ette ma mõtlen selle mindseti välja, millega ma tahan seal autos olla. Ja, et tegelikult mu ettevalmistus on siuke, et meil on see kohtumine. Peale seda kohtumist on tavaliselt 45 minutit enne, kui sa pead autosse hüppama, mis tähendab, et ma teen 15 minutit sooja. Ja see soojendus on ka siuke, et see on 10 minutit reaalne soojendus kehale. Aga jah, et see 5 minutit on fannimine, et ma ei tea, viskame tennisepalle ja mingid siuksed lõbusad mängud, mis lihtsalt aitavad sul jällegi keha sisse tuua. Ja kui see soojendus on tehtud, siis ma lähen viskan pikali. Ja siis ma olengi 25 minutit silmad kinni põrandal
panen endale selle silmaklapi ka ette ja olen lihtsalt vaikuses oma mõtetega ja siis, kui on 5 minti järgi, siis võtan klapid ära ja maski ära ja panen kombe selga, kiivri pähe ja hüppan autosse. Selle asemel, et mõelda, et ma tahan teha hea vaba trenni või ma tahan teha hea sõidu või hea kvalifikatsiooni, sa keskendud sellele, mida sa saad teha samm-sammu haaval. Et kui on see esimene vaba trenn, siis tavaliselt mul ongi läbi mõeldud, et millal ma keskendun see esimene ring, millest ma sealt edasi keskendun. Ja tavaliselt see esimene ring, millest sa alustad, ongi refi ettevalmistus. Et sa keskendud kogu selle ettevalmistusringi, sa keskendudki sellele, kuidas saada refid võimalikult õigesse temperatuuri. Ja siis, kui sa seda ringi alustad, siis sa nagu viskad kõik mõtted peast ära. Aga tähtis ongi need lüngad, kus sul on aega mõelda, need täita ära kindla plaaniga, et millele sa keskendud. Siis, kui mul see reaalselt ring ise on toimumas, siis ma lihtsalt keskendun sõidule, see on väga lihtne. Ja siis, kui me tuleme boksi, siis ma keskendun ainult oma informatsioonile, et mida paremini teha. Sul peab olema plaan, millele sa keskendud. Ja nii kaua, kui sa keskendud asjadele, mis on sinu kontrolli all, siis sa jääd rahulikuks, sest et need on asjad, mida sa saad muuta. Kas sul on ka mingisugune siukene lause või mantra, mida sa endale sisestad? Ja kui ma väiksem olin, siis ma ütlesingi, et ma olen kiire. Väiksena mul oligi siuke taktika, et kui tuli mingi loll mõte pähe, siis ma ei lasknud ühelgi mõttel pähe tulla, sest ma lihtsalt kogu aeg peas korrutasin, ma olen kiire, ma olen kiire, ma olen kiire, ma olen kiire, ma olen kiire. Mitte ühtegi muud mõtet ei jõudnudki pähe tulla. Aga jah, mul on küll siuke ütlus ja see on põhimõtteliselt, et lihtsalt nagu usalda enda. Sa sõidad paremini siis, kui sa teed seda oma kehaga, mitte oma ajuga. Ja reaalselt sa sõidadki kõige paremini siis, kui su nii-öelda aju laseb su kehal teha seda, mida ta oskab. Kui siis, kui sa lihtsalt usaldad ennast ja sõidad. Aga kui sa teed seda oma ajuga, siis sa lihtsalt piirad oma võimekust ja siis, kui sa veel sellest aru saad, siis sa mõtled, et ma piiran ennast liiga palju ja siis võib-olla üldsegi surud täiega üle, sellepärast, et sa jällegi ei tunneta, kus piir on, vaid sa lihtsalt mõtled, kus see piir on. No mu isa ütleks, et ma ei ole kriitika võtmises kõige parem, aga ma arvasin kindlasti aastatega paranenud. Kui ma olin noorem, siis ma saatsin kõik kubeale, kes tahtsid mulle midagi ütlema tulla. Aga mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen proovinud konstruktiivset seda kriitikat kujundada. Et kui ma ise olen midagi valesti teinud, siis läbi mõelda ja aksepteerida ja mõelda, miks see nii oli ja kuidas paremini teha. Mis selle aastaga enim on sinus muutunud või too tegelikult üks konkreetne olukord, kus sa said aru, et sa käitud nüüd teisiti kui võib-olla varem? Ma olen aru saanud, et aasta jooksul saab reisida väga palju rohkem, kui ma kunagi ette kujutasin. Ma arvan, et pinge all töötamine ongi lihtsalt siuke asi, et see on suurenisti kogemuses kinni. Et kui sa, väga hea näide, et kui ütleme kardis, ma esimest korda elus juhtisin sõitu, siis ma olin väga närvis ja väga pinges. Aga kui see oli juba teine kord, siis see oli täiesti normaalne minu jaoks. Et ma arvan, et see on kõikide asjadega nii, et kui sa esimest korda oled sa vormel 1 pinge all ja pead tulemusi tooma, siis see tekitab sinust palju rohkem närvi kui siis, kui sa oled seal juba 2 aastat või siis, kui sa oled seal juba 5 aastat. See kogemus iseenesest on mind väga palju edasi arendanud. Mis on üks asi, mida sa ei taha kunagi kaotada? Mida ma kindlasti ei taha kaotada, on enda persoonat nii-öelda. Et see, kes ma olen olnud alati hästi siuke avatud uutele asjadele, ma olen alati olnud enesekindel, ma olen alati ajanud oma rida. 2025 hooaeg, kui sa võtaksid selle ühe lausega kokku, mis see oleks? Et kuidas ma võtaksin 2025 aasta kokku? Ühe lausega. Pikk. Ma võtsin ühe sõnaga. Kui sa saaksid aasta aega tagasi minna, siis mida sa ütleksid ise endale selle aasta alguses? Ega mul väga midagi ei olegi öelda, lihtsalt ole valmis. tuleb pikk ja tuleb pikk aasta ja palju kannatust aja, aga
ma ausalt öeldes arvan, et seda ma ütlekski, et ole kannatlik ja ma arvan, et see on ka kõige loogilisem vastus, aga see on tegelikult ka tõsi, et noh, sa ei saa ju edasi liikuda oma eluga, kui sa oled minevikus liiga kinni. Neid asju kunagi ei tea ja ma võin põhimõtteliselt lõpmatuseni mõtteid mõelda ja selle kulul neid magamata öid võtta. Et noh, see praegusel hetkel ei anna mulle enam mitte midagi ja lihtsalt tööta kõvasti, ela hetkes ja tee selles hetkes kõige rohkem, mis sa saad. Ja noh, kui on näiteks õhtu ja kell on 11, ega siis, kui ma mõtlen tagasi, et oleks ma seal sõidus midagi niimoodi teinud, no ma ju kell 11 öösel kell 11 õhtul ei sõida ju seal võistlusel. No, mida see mõte tegelikult annab, et mine magama, puhka välja ja tee homme parem töö. Ma arvan, et see progress näeb välja väga ebamäärane mingis mõttes, et seda on nii raske mõõta või jäädvustada, et ma arvan, et lihtsam ongi lihtsalt mõelda läbi, mis on tegevused, mis mind teevad paremaks mingis asjas ja lihtsalt keskenduda nende tegevustele. Et noh, fakt on see, et kui ma teen trenni ja saan füüsiliselt tugevamaks, siis ma olen füüsiliselt võimekam inimene. Kui ma loen raamatuid, räägin psühholoogidega ja tegelen oma mentaalse poolega ja saan mentaalselt tugevamaks inimeseks, siis ma olen jällegi parem inimene ja parem sportlane. Kui ma simulaatoris töötan vähegi mingi sõiduoskuse kallal, mida ma saan parandada, mingi tehnika kallal, siis minust saab jälle osavam sõitja. Et nüüd mõõta seda, kui palju mingi asi toimis või paranes, see tundub väga keeruline ja ausalt öeldes see tundub väga mõttetu. Et miks seda mõõta, mis vahet see on, mis tempos see on. Et kui sa natukenegi liigud paremuse poole, siis minu arust täiesti suva, mis tempo, peaasi, et sa liigud selle paremuse poole. Ma tahan jääda kindlaks iseendale. Et ma vahet ole, mis elu toob, ma jään iseendaks ja ma leian alati võimaluse nautida neid võimalusi, mis mulle pakutakse. Mu pere on mulle nii palju andnud, nad on mulle nii palju võimalusi andnud, nad on mind nii palju toetanud, et kindlasti ma tahan, et ma ka omalt poolt suudaks sama vastu anda. Ma saan olla mina ise ja nii kaua, kui ma olen mina ise, siis mul on väga lõbus ja rohkem ma ei saagi elult küsida.